mõlema Jah. inimesed saavad meid vaadata nüüd. Jah. Vaadake siis. Aga 5. hooaeg. See on siuke väike sissejuhatus, endal on veits weird, on ju. Oota, mis nüüd saab? 4 hooaega me oleme teinud ilma videota, et ma vaatan korra kaamerasse ka, siis ütlen inimestele tere. Ja 4 hooaega me oleme ilma videota siis teinud ja nüüd väike upgrade, uuendus, 5. hooaeg, 155 episood algab siis koos videoga. Ja vaatame, mis uuendusi veel sellel hooajal tuleb. Aga juhtimine ja juhtimiseta podcast on siin siis see, kuhu sa oled jõudnud nüüd oma YouTube'i scrollimistega. No, väga vinge värk. Oled kõnes uskunud, et sinnani nagu jõuame? Jah, et me 5. hooajani jõuame, et see on juba, ma saan aru, väga harv nähtus Eesti podcasti maastikul, et podcast peab üle 10 osa või üle 1 episoodi või üle 1-2 hooaja vastu. Oleme rõõmsad, et sa oled meiega ja kuulad meid. Aga seekord me mõtlesime, et võtame teema natukene selliselt, et me valmistame pisut ka ette, kuigi me jätame ikkagi selle meie voolavuse, mis meil eelmised 4 hooaega on olnud. Et me küll leppisime teema kokku mõni päev tagasi, aga me ei leppinud kokku, mida me sellest teemast räägime, aga et me mõlemad pisut valmistame siiski ette, ehk et võib-olla tulevad siis sellel hooajal osad pikemad, aga võib-olla harvemad, ehk et mitte iga nädal, aga võib-olla 2 nädala tagant ja siis mõnevõrra pikemad osad, et siis oleks aega mõtiskleda nende 2 nädala jooksul. Võib-olla täiendaks seda nii palju, et kuhu minu täna nagu nii-öelda siis koolitused ja asjad on viinud, et ma olen märganud, et inimesed lähevad hästi kaasa selle 3-5 sekundit esmamuljega, kas ma nüüd vaatan edasi või mitte, on ju, et siis võib-olla meie üks panus on ka treenida seda, et päriselt nagu kaasas olla ja mitte ennast nagu, kuidas ma ütlen, siis kiirelt lasta lõbustada, vaid reaalselt nagu kogeda mingit asja ja seda muutust tõeliselt, seepärast et hästi palju content'i ja sisu on tehtud kiirelt, et anda see kiire dopamiin nii-öelda siis kätte ja sealt tagant tegelikult väga mingisugust muutust ei toimu, et meie kavatsus on ikka olla nii-öelda päriselt panustada, luua mingisugust mõju ja ma arvan, et see selline pikem formaat, kus meiega kaasas olla on kindlasti ka iseenda nii-öelda siis vastuvõtuvõime, fookuse hoidmise ja arendamise mõttes ülimalt hea nii-öelda treening on ju juba iseenesest. Ja nüüd olekski huvitav vaadata, kui paljud praeguseni on juba ära vaadanud seda täpselt 3-minutilist sissejuhatust, mida kõnetreenerid ütlevad, et ei tohiks teha, vaid kohe tuleb asja juurde minna, sest muidu inimese tähelepanu kaob ära, et kui me teeme liiga palju sissejuhatust, et aitäh, et meid kutsusid ja mullin, et siis inimese tähelepanu kaob ära, nii et kui sa oled siia hetkeni vastu pidanud, siis on su tähelepanu ka märksa paremini kui 3 sekundit. Ja eks meie teema on siuke teadlikkus ja tähelepanu hoidmine ja kõik see on ju alati olnud on ka nagu nii-öelda teemaks on ju selle meisterlikkuse saavutamine, et eks see meid eriliseks ja võib-olla ka unikaalseks teeb. Ja kusjuures see on midagi, mida ju me igapäevaelus organisatsioonide kontekstis väga hästi ei kasuta. Me hüppame koosolekule, eeldame, et kohe inimesed on lainel. See, et nad on füüsiliselt kohal, ei tähenda seda, et nad päriselt on kohal. Ehk et päriselt kohal tähendab ka seda, et ta on vaimselt kohal, ta on intellektuaalselt kohal, ta on oma emotsioonidega kohal. Et selleks on vaja sissejuhatust ja selleks on vaja rahulikku mõtestamist teemasse, et ma üldse suudaks mingisugust olulist väärtust luua. Ja koosolekute kontekstis võiks selline 10-15% sellest ajast võiks kuluda või investeerida sellesse sissejuhatusse, kus me tuleme üldsegi kohale ja ma ei tea, küsimegi üksteise käest, et kui palju me intellektuaalselt ja vaimselt praegu kohal oleme, kas me emotsionaalselt oleme ka siin ja me lihtsalt oleme oma kehaga ja laptopiga või märkmikuga siin kohapeal ja see ongi kõik. Ja püüame hästi kiirelt midagi nagu kätte saada, et kiirustades siis järgmisesse teemasse lipsata. Et eks koolitajana ju ka on meil samasugune, kuidas ma ütlen, väljakutse, et ikkagi luua see ruum, tuua inimesed kohale, saavutada see kohalolu, et kunagi sa ei saa minna päris kohe nagu asja kallale, vaid ikka et ikka mingi aeg kulub sellele, et soendada seda nii-öelda olemist ja sealt baasilt tegelikult ju sünnivad ka kõige paremad sellised taipamised, edasiviivad nii-öelda ideed on ju. Jah, aga no lähme siis tasapisi teemani.
oleme 5 Vähe. minutit soojenenud 5. hooaega. Sina viskasid teema üles mõni päev tagasi meie eelkohtumisel, et unikaalsus ja erinevus ja kuidas seda välja tuua ja ma hakkasin siis üldse mõtlema peale seda, et kas üldse on oluline seda unikaalsust ja erilisust välja tuua või rõhutada või miks see oluline võiks olla, aga sina viskasid teema õhku, et miks sulle tundus, et see võiks olla asi, millest rääkida? Noh, ütleme nii, et eks ma olen ka kokku puutunud selle teemaga eriti siis, kui ettevõtted on sellistes uuendusfaasides, et siis kaob mingil hetkel see justkui see unikaalsus või identiteet ära ja seda nagu sageli öeldakse, et noh, mis see meie erilisus on, unikaalsus on ju, et justkui siuksed väärtused, asjad on kõik nii teised. Nad võivad isegi olla seintel, aga tunnetus on nagu täitsa teistsugune. Ja võib öelda võib-olla, et isegi enda nagu teekonnal ennast siis nii-öelda uuesti luues jõudsin ma ka selle kohani, et mis on siis see minu nii-öelda erilisus. Mitte, et ma tahaks võrrelda, ma ei ole võrdleja tüüp, et me kõik oleme hästi nagu nii-öelda erilised ja selline unikaalsus ja mul oli väga raske seda sealt kätte saada või taibata või tajuda ja kuhu see viis oli pigem nagu see, et ma nagu nägin seda, kui palju ma ennast alla surunud olin igal pool, et sobitada. Ehk et ta tegelikult juhtimise mõttes, kuna me ikkagi peame ka ju teatud mõttes sellist juhtimise podcast'i, siis see on hea teadvustada, et millist keskkonda ma loon, et kas on nagu sihuke erilisusele ja unikaalsusele ja mis on selle plussid, et üldsegi valida seda või ma loon seda nii-öelda sobivuse ja halli massi nii-öelda siis keskkonda ja kultuuri, et võib-olla me ei ole nendest kunagi rääkinud ja miks seda valida? Noh, ega ei peagi, see on valiku koht, et kas ma tahan või ma ei taha, aga kui ma ei oska, kui mul ei ole konteksti, mille pealt valikut teha, siis ma arvan, meil on hea koht seda siit jagada, et anda seda konteksti, et inimene siis või juht või kes meid kuulab, saaks selle üle nagu mõtiskleda ja seda siis valikut tegema hakata või mitte teha. Et jah, et me õpime siin seda unikaalsuse lugu, ma arvan, tundma ka läbi selle, et nagu sa ütlesid, me oleme nagu maha surunud midagi ja siis, kui meil hakkab see enda unikaalsus välja tulema, siis me hakkame võib-olla esialgu kuidagi olema pahased või ette heitma kellelegi teisele, et tema minu unikaalsust, tema on nagu süüdi minu unikaalsuse mittepuudumises või vabaduse äravõtmises või kõiges muus, sest et see unikaalsus on meil algselt olemas. Aga me oleme selle mingisugustel põhjustel nagu kinni pannud. Et unikaalsus on meil kõigil olemas, elul on enda loogika ehk et looduses ei ole ühtegi asja täpselt samasugust, iga puuleht on ka erinev. Et selline eksistentsiaalses kontekstis, et me oleme tulnud mingit ülesannet igal asja täitma ehk et meil on kõigil on mingisugune ülesanne siin maamuna peal. Ja ükski asi siin looduses ei ole põhjuseta, et miks peaks olema üksik indiviid ilma põhjuseta siin. Et kõigil on põhjus siin looduses, kõik on omavahel kuidagi seotud, aga mõnikord arvame, et minul ei ole mingit nagu pointi siin olla. Et loodus on piisavalt tark, et kui sind elus hoiab, siis tähendab, sul on point. Ja ma arvan, et see on võib-olla sihuke esimene fundamentaalne sihuke veendumus või uskumus, mida mina läbisin, ehk et ma tegelikult hakkasin teadvustama, et mul peab olema mingisugune point või mingi mõte, miks ma üldse elan. Sest sinnamaani mul ei olnud sellist nagu veendumust, uskumust. Ma olin siin-seal kuulnud, et me kõik oleme justkui nagu nii-öelda unikaalsed, aga ma ei olnud seda teadvustanud ehk et teekond sellest, et üldse seda nagu vastu võtta ja aru saada, et sa oled oluline ja sul on oma nagu nii-öelda roll siin ja oma ülesanne, miks sa tulid, oli ka sihuke teadvustamise koht, mille pealt üldse tekib võimalus seda valikut, ma arvan, päeva lõpuks teha ja oma erilisust ja unikaalsust märgata ja taaskord mitte sellest võrdlemise kohast, et miks ma olen parem või miks ma olen erilisem, vaid just selle koha pealt, et mis on see minu nagu nii-öelda eriline siis nii-öelda siis kingitus, mida ma olen siia tulnud tooma või mida ma olen tulnud siia olema. Jah, ja ma hakkasin mõtlema, et kus see sõna unikaalsus üldsegi tuleb, et see sõna uni on juba üks või üks ja ainus on ju, et nagu ükskordne või kordumatu või omataoline või ainus omataoline ehk et see uni ongi nagu üks ehk et sellist ei ole rohkem. Aga see unikaalsus kaob ära, kui me tahame kopeerima hakata.
ja mis organisatsioonide kontekstis on väga sage juhtuma. Mis on ka loogiline, sest et organisatsiooni me ei lähe ju puhtalt ainult persoonina. Me läheme persoonina täitma mingisugust rolli, millel on mingisugused funktsioonid või mingisugused ülesanded. Ja see on hästi loogiline, kuidagi see võib olla, mitte loogiline isegi, aga et see on mõistetav, et miks see unikaalsuse mingisugune aspekt kaob ära, sa lähed täitma mingisugust rolli. Kuigi ka, kui me mõtleme teatri kontekstis, ma ei tea, Hamleti osatäitja, igaüks teeb natukese erineva nurga alt seda. Kuigi roll on sama, need laused, mida ta ütleb, on sama, need teised tegelased ümberringi on samad, aga mõnel näitlejal tuleb see nagu kuidagi, läheb ta rohkem hinge ja teise asi läheb võib-olla vähem hinge või veelgi rohkem hinge. Ta kuidagi annab mingisugune oma personaalse unikaalse panuse sinna ja mõnda valitakse sellesse Hamleti rolli ja mõnda ei valita mitte kunagi ja ta jääb eluks ajaks näidendites joodikut mängima. Ehk et mingisugune omapära me ikkagi on, mida me ju kaasa toome isegi siis, kui me kordame. Ja seda on võib-olla hea koht ka nagu minna sinna kohta, et selle vastu uudishimu hakata tundma, et nagu me teame, et me saame kõik, mida me nagu nii-öelda päeva lõpuks ikkagi või nagu kuidagi ma ütlen, soovime või ihaldame või mille vastu meil on nagu kirg teatud mõttes, kui meil ei ole selle vastu vastuseisu. Et miks me siis soovime nagu rohkem raha või mis on ka vahvad asjad, aga et sellised elementaarsed asjad aru saada, et okei, mis see minu nagu unikaalsus on, mis see minu nagu nii-öelda selline erilisus on, et soovida seda teada või olla ühenduses enda nagu nii-öelda hinge olemusega või mis iganes muud sellised aatelised teemad, nimetatakse seda nii, et need, miks meil need ei ole nagu nii-öelda siis sellises fookuse kohas, miks mitte neid soovida, mis avab meile tegelikult palju rohkem võimalusi päeva lõpuks. Okei, aga kuidas siis aru saada, et meie unikaalsus on kuidagi või me oleme selle maha surunud või eiranud seda unikaalsust, et mõtlesin kuidagi enda jaoks listisin mingid võimalikud märgid ka oma klientide puhul, kes on sellega silmitsi olnud, et selline sisemine tühjus justkui, et täidad mingeid rolle, mis ei ole nagu päris sinu omad, et kas sa teed ja toimetad, aga kuidagi mingi tühjuse tunne on sees endiselt. Tihti me hakkame seda siis, kuidas? Raskus kohegi. Raskus, jah, just. Ehk et see tühjus on samal ajal nagu raskus, ehk et see on väga huvitav, on ju. Või et mingid sõltuvused, siis näiteks, et see tühjus nagu täita, siis me täidame selle mingisuguste sõltuvustega. Ma ei tea, on ta siis toit või jook või töö või mingisugused muud sõltuvused. Loovust kahaneb, lähisuhte probleemid hakkavad tekkima, sest et me paneme selle enda nagu probleemi nagu teistele inimesele ja teine ei võta seda vastu ilmselgelt, on ju, seal tekib kohe konfliktkoht, on ju. Kuni selleni välja, et mingi kehalised sümptomid, selline psühhosomaatika, et psühholoogilist päritolu kehalised sümptomid, mis on suurem osa kehalistest sümptomitest. Ja lõpus ka see miinus, et me ei väljenda ennast, meie see, ma ei tea, kingitus maailmale jääb väljendamata. Mis on kõige kurvem asi asja juures. Jah, sest sümptomitest saab võib-olla üle ja lähisuhtega saab ka räägitud ja nii edasi, aga lõpuks jääb see point või enda kingitus tõesti väljendamata, et maailm jääb nagu ilma millestki, mida sa oleksid saanud pakkuda. Milleks sa siia nagu tulid, on ju? Aga kuidas siis aru saada, et milleks ma siia tulin? Saan aru, nii, selline rahulolematus, tühjus, ma ei tea, loovust ei ole, suhtes ka probleemid ja võib-olla ongi selline kadedust ja võrdlemist ja kõike selliseid negatiivseid asju, kus me selle oma unikaalsuse oleme siis kinni mätsinud kuhugi. Kuidas sina sealt välja tuleksid? Ütleme nii, et ma arvan, et sellist ühtset teed või lahendust ju sellele nii-öelda ei ole ja me igaüks pusime sellele omamoodi, on ju, aga nagu ma ütlesingi, et esimene küsimus hakkab sellest pihta, et okei, et uudishimu selle asja vastu, et mis see siis on minu puhul ja mida ma üldse täna nagu nii-öelda enda unikaalsuseks ja erilisuseks pean ja loomulikult ütleme nii, et igalühel meil oma kogemused, aga minu enda kogemusest on läbitud erinevaid siis selliseid hingepimedamaid öid, on see siis kadedus või on see siis hüljatuse tunne või on see viha, whatever nagu nii-öelda on, et nendest kõigest on siis nagu nii-öelda läbi tuldud ja mida ma olen tagantjärele vaatan, on nagu see, et päris paljud kohad, mida ma ise pidasin nagu võib-olla nõrkuseks või valeks, on tulnud välja, et on need vastupidi olnud ühed minu sellised võib-olla unikaalsed mustrid või sellised erilisused ja nimetame ka selliseid
teisi inimesi ma ei ole ka nagu väga näinud, on ju. Et tuleb ka välja nii, et väga sageli saadki vaadata sinna kohta, mida sa täna nii väga endas sulle ei meeldi, et seal on peidus justkui see sinu selline X-faktor. Kasvõi see, et kui ma olen liiga empaatiline, nagu osad ütlevad, ma olen väga suur andja, aga kui sa päriselt sinna taha vaatad ja need nii-öelda valud, et hoopid, mis sa oled elus saanud läbi käida, on ju, siis sa saad sellest aru, et empaatia annab sulle nagu tohutu võimaluse märgata võib-olla selliseid asju, mida keegi ei märka ja tuua nagu näiteks ärimaailmas lauale päriselt selliseid asju, mida inimesed vajavad, on ju. No, et me ei saa nagu öelda, et ta kuidagi pidi nagu nõrkus siis otseselt on, seal on võimalused on ju, ja kui seda nagu teadvustada ja valideerida ise on ju, mitte teada teised loomulikult ootama. Aga kui nüüd sinu juurde tuleb klient, kes kirjeldabki kõiki neid sümptomeid, siis kus sa pihta hakkad? No ütleme, sõltub ka ju nii-öelda teadlikkuse tasemest. Väga sageli tegelikult on sattunud väga palju inimest veel selles kohas, kus ta on seal, et ta ikkagi süüdistab väga tugevalt nagu teisi, on ju, et kas või oma vanemaid või neid olukordi ja sündmuseid ja natuke ta isegi ei taju veel seda kohta, et see on nagu ka väga palju seotud niisuguse harjumusliku mõtlemise ja võib-olla sellise vaatepunktiga, on ju. Et eks siit tulebki hakata minema sellest, mis on see inimese soov ja vajadus. Minu asi ei ole ju seda, et kui inimene tõesti ütleb, et kui ma tahan teada oma unikaalsust, on ju, siis ta on valmis selleks ja siis me saame ka seda teed minna. Et lihtsalt, et ma hakkaks tühja tähja pealt inimeste unikaalsust välja nagu nii-öelda tõmbama, see ei ole ka ju minu nagu nii-öelda esmane nagu nii-öelda oluline koht, millega tegeleda. Aga ma mõtlen, et mõtles nüüd oma erinevate klientide peale, et üks-ühele töös just, et ma praegu lihtsalt võib-olla üldistan liiga palju, aga kui ma hakkan mõtlema, siis mulle tundub, et see on nagu valdav teema, et kuidas iseennast väljendada või kuidas eemaldada takistused ebamugavusel, et mul oleks mugavam ja rahulikum ja ma saaks teha seda, mida ma naudin ja kindlam on ju. Kindlam jah, et mulle tundub, et kõik need teemad viivad lõppkokkuvõttes selle oma unikaalsuse väljendamiseni. Ei pruugi olla alati mingisuguse professionaalse või mingisuguse muu eneseväljenduse kontekstis, aga kõik need teemad viivad sinna ehk et inimene nagu pelgab, kas seda välja tuua, ei julge seda välja tuua, ei ole selle peale isegi mõelnud, mis see on või on vastupidi just, no mis on veel omaette teema, mida võiks täna rääkida, et sellesse kutsumusse nii-öelda liigselt kinni jäänud ja kõik muu on ümberringi ära langenud elus ja balanss on tasakaalust ära läinud. Et jah, et võib-olla nagu otseselt kohe ei hakka seda üles kiskuma, aga mulle tundub, et see on juurpõhjus väga paljude või juurküsimus väga paljude küsimuste taga, millega inimesed tulevad. No vot, mina nagu enne näen seda, et ega me oleme valinud ka sina kaasa arvatud, kes me nagu tegeleme ju ja oleme inimeste jaoks need ruumihoidjad ja võib-olla transformatsiooni nii-öelda siis toetajad, on ju, et meie ruumis ja meie olemises on juba midagi sees, mis annab inimesele selle hea tunde ja kindluse ja julguse üldse hakata nagu neid küsimusi võib-olla vastama ja võib-olla see ongi meie unikaalsus, on ju, võib-olla see ongi meie eripära, mida me nagu ajapikku siin taipame, et kõik inimesed ju ei tegele sama asjaga nagu meie, et mingil põhjusel me oleme valinud selle kutsumuse, mingil põhjusel me tunneme ennast kuidagi hästi ja oleme ennast võib-olla nagu arendanud ja tegelenud võib-olla endaga just selle koha pealt, et olla see ruum teistele, et ma ei vähendaks seda mõtet, et see ongi meie unikaalsus. Ja hästi hea point, siin tuleb kohe mitu teemat, mul üks päev koolitusgrupis tutvustasin ennast ja siis üks osaleja väga tabavalt esireas küsis, et okei, sa rääkisid natukene siin oma lugu ja kuidas sa ühel hetkel olid su elus ainult kass, koer ja kodulaen, 3 asja su elus ja sul olnud nagu sellised lähedasi inimesi ümberringi ja elu tegi sellise platsi nagu puhtaks. Et okei, aga miks ma peaks, see oli koostööteemaline koolitus, miks ma peaksin tõsiselt võtma? Kui sa oled niimoodi ennast ühel hetkel, ma ei tea, 35. eluaastaks mängisid niimoodi nurka, et sa olidki sisuliselt üksinda kõikides asjades oma elus. Ja no ma olin hästi tänulik talle selle küsimuse eest ja paljusid osalejaid mulle tundus see nagu ehmatas see tema küsimusega, minu jaoks oli see väga oluline, ma kuidagi üldse ei heitunud sellest küsimusest ja ma sain tänu sellele nagu lahti kirjeldada enda jaoks, et
et ma olen tegelenud mingisuguste probleemidega oma elus. No näiteks sama oma unikaalsuse leidmise küsimus või üldse oma unikaalsuse julgus oma unikaalsust väljendada. Need teemad on minu jaoks olnud elus nagu ühed suuremad nagu probleemkohad ja ma olen tegelenud sellega, et koostöid või sellist enda ümber inimesi, no kuidagi, et ma hakkaks inimesi, ma ei tea, usaldama enda ümber või hakkaks neid üldse nagu vastu võtma oma ellu või ma hoiaksin nagu sõprussuhet kuidagi üleval ja see on väga keeruline asi minu jaoks. Et või tegeleda nende unikaalsuste teemadega. Ja kuna ma olen pidanud endas sellega tegelema, siis ma olen sedasama teemat ühe, teise, kolmanda, neljanda nurgas katsetanud, näinud, mis töötab, mis ei tööta. Ja mulle tundub, et siis saabki anda seda edasi, sest et sa oled õppinud seda enda jaoks erinevate nurkade alt vaatama ja siis sa suudad ka kohaneda erinevate inimestega, kes sellesama teemaga, sellesama unikaalsusega näiteks erinevate nurkade alt silmitsi seisavad. Ja praegu, kui sa rääkisid, ma hakkasin mõtlema, et minu kliendid ongi, ma saangi üldistada seda, et minu kliendid valdavalt otsivad oma mingisugust uut väljundit või unikaalsust või mingit sihti. Et miks ma ka Holistika Instituudis jälle nüüd sügisel alustan järgmise meeste grupiga 30. oktoobrist. Ehk et meeste jaoks kriis on tihti see, kui tema siht või unikaalsus on kadunud, kui ta on kuidagi viitud niimoodi ära ühiskonnale sobivaks või perekonnas sobivaks. Et miks mulle meeldib tegeleda just nende inimestega, sest et see on see, mis on minu lugu. Ja inimesed tulevad millegipärast mu juurde, isegi teadmata täpselt midagi muud peale minu pildi ja võib-olla selle, et nad on kuskil, ma ei tea, podcast'i kuulanud või raamatut lugenud. Aga nad tulevad mu juurde, sest nad tajuvad, et mingisugune lugu on sarnane ja siis selgubki, et lugu on sarnane kuni selle välja, et me oleme samas koolis olnud, samas koridoris kiusatud näiteks mõne kliendi puhul, et väga huvitavaid asju välja. Väga huvitav. Nojah, eks see nagu öeldaksegi, et me ju tegelikult tõmbame ja oleme seda, mida me oleme, vaata, on ju, mida me tahame, et see on nagu minu arust peab nii ilusti nagu paika, et siit on ka teistpidi ja lahti vaadata, et kui su ümbrusesse tulevad teatud tüüpi nagu nii-öelda siis olukorrad, sündmused, inimesed, siis on ka ju hea vaadata, et mis on see minus, mis seda nagu nii-öelda siis esile kutsub, vaata, on ju, ja mida ma siit pean märkama või tajuma, on ju, et mina näiteks märkasin väga sageli seda külge, kus kohas ma ikka jälle sain aru sellest, et ma pean ise hakkama saama. See oli nii huvitav muster, on ju, ta mängis nii erinevalt läbi, kuni ma ühel hetkel nagu nii-öelda nüüd muidugi oskan nagu vaadata ja ma olen alistunud justkui sellele versioonile endast, kes usub, et tal on vaja kõik asjad ise ära teha ja ta saab sõltuda ainult iseennast ja valinud seda igapäevaselt, kes usub ja teab, et tal on ümber inimesed, kes alati ilmuvad välja, et nii-öelda siis toetada neid häid visioone ja mõju, mida ma nii-öelda soovin luua ja anda, on ju, sellepärast, et minu kogemused on olnud võib-olla kuidagi väga valusad ja ma olengi see inimene täna just tänu sellele, mis need kogemused olid, on ju. Et minu elus ei ole asjad sellepärast nii, et need kogemused olid, vaid need olidki minu katalüsaatoriks, miks üldse asjad seal on, kus nad on ja miks ma oskan täna võib-olla mõista ja luua ja toetada ja võib-olla ka aidata neid hingi, kes soovivadki erakordsust kogeda, on ju, sellepärast, et see on nagu minu DNA-sse sisse kirjutatud, on ju, ja julgen seda öelda, nii on, vaata, mulle meeldib selline võiduelamus ja see on midagi, mis on muga alati kaasas käinud, on ju. Aga ma julgen seda vahepeal valida, sellepärast, et tundus, et see on nagu vale värk, vaata, on ju, et kui kaotad ka veel, siis on eriti valus, on ju, et mis sa siin räägid võidust, kui sa siin tegelikult kaotad, on ju, aga see oli ennetlik näha, et need on kaotused. Jah, me tõmbame tõesti ligi ju neid inimesi, kellega me peame, nagu ma alati lõpetan oma koolituse, et me tõmbame ligi inimesi selleks, et kas midagi anda või midagi saada ja siis minna jälle edasi, et ühel hetkel uuesti kokku puutuda, kui on vaja midagi anda või saada, et nii nagu me siin seda podcast'i oleme teinud juba 4 aastat, et meil on midagi üksteisele vist anda, et ju me siis tahame kokku saada ja selle raames me ei ole tohutult palju panustanud sellele, et müüa või kuidagi levitada seda podcast'i ehk et see jõuab nendeni, kelleni see peab jõudma ja kelleni see jõuab, ta tunneb ära kedagi, kellele ta võiks seda edasi jagada, et kuula mingit ühte või teist episoodi. Nii et jah, ja see hästi hea koht, kuhu me jõudsime, et mis on see minu asi, et sellel võib olla
kui nüüd hakata seda otsima, et ma saan aru, et see ei ole minu asi, mis ma praegu teen või midagi on nagu puudu, et hakata otsima nagu mitmest kohast, väga tihti hakatakse otsima, noh, millest sa oled tugev siis olnud ja siis inimene ei oska öelda, ma ei tea, milleski ei ole tugev, sest et tolles hetkes, kui ta juba hakkab seda otsima, väga tihti on see enesehinnang juba nii madalal, no, et see enesehinnang on juba nii madalal, et sa ei näegi midagi, milles sa hea oled või milles on sul hästi ja sa ei leia neid tugevusi ülesse ja minu arust üks kasulikumaid viise isegi on otsida, et mis on need sinu haavad ja sinu nagu traumad ja need valusad kogemused olnud elus ja hakata sealt otsima ühiseid nimetajaid. Või siis veel kolmas variant nende tugevuste ja haavade kõrval, et lapsepõlvemängud, mida sulle meeldis lapsena mängida niimoodi enne eelkooli või enne kooli, kus siis see süsteem hakkas niimoodi sättima sind sobivaks. Aga lapsepõlvemängudes, mida sul nagu ei olnud tollel hetkel veel nii-öelda õpetatud, et see ei ole normaalne või õige või nii edasi. Et kui ma hakkasin selle järgi otsima, siis minu lapsepõlvemängud olid alati seotud millegi ehitamisega. Mingid salvoklotsid olid siis tänapäeval siis legoklotsid ja selle ehitamise käigus oli siis mingisugune seltskond vaja ehitada, kes siis mingisuguse ühise eesmärgi nimel midagi tegid. Kas siis, ma ei tea, pidasid kooli näiteks, kus olid õpilased, kes tulid siis teise mängukaaslase sealt salvoklotside majast, on ju, või ma ehitasin mingisugust nagu keskkonda, kus inimestel on nagu mõnus ja mugav olla ja nad tulevad sinna, ma ei tea, midagi kogema, õppima. Ja mida ma täna teen või mida ma juhina tegin pikka aega, ma ju ehitasin keskkondi, kus inimestel on hea tulla ennast väljendama. Ja täna ma aitan teistel juhtudel seda koolitades teha, ehk et nii-öelda õpetades, koolitades, ehk et kõik see lapsepõlvemängudes nähtu on see, mida ma täna teen, aga see oli pikka aega kinni pandud, sest et ma läksin tegema tööd, mis pidi olema tulus ja kasulik ja mõistlik ja prestiižne ja nii edasi. Ehk et töötada pangas, sest see on prestiižne ja see on tulus ja nii edasi, kõike, mida mulle siis perekond või lähedased inimesed rääkisid ja mida imetlesid, et kui äge, et sa teed seda, teist ja kolmandat. Mitte, et pangas töötamine kuidagi halb oleks lihtsalt, aga tagantjärgi ma saan aru, et see oli teekond, mida ma tegin tegelikult teiste agiteerimisel, kuigi mingisuguses sisemises soovis, aga see sisemine soov tulenes sellest, et ma 4. klassis käisin ema sõbranna mehel külas, kes töötas pangas ja nad olid väga jõukad võrreldes sellega, kus meie olime. Ja meil ei olnud isegi raha ukselingi jaoks, meil oli pandud nagu mingi kaltsuribaga oli uks kinni hoitud, on ju. Aga seal peres oli nagu kolmekorruseline maja Viimsis ja ta töötas pangas, tähendab, ma võtsin kohe selle sealt üle, on ju. Absoluutselt, nii kergelt on ju, nii kiiresti on ju. Nii kergelt ja kiiresti, jah. Et eks ka minu nii-öelda selline võib-olla rahavaade või selline soov jõukust luua, mis on täiesti okei soov luua jõukust. Ma ei ütle täna selle koha pealt mitte midagi, aga lihtsalt kuna ta algusest tuli ka hästi palju selle koha pealt, et oli seda häbi ja oli seda ebamugavust ja tundsid, et sa jäid nagu mingitest asjadest ilma, teistel nagu justkui oli see selline võrdluse pärast on ju. Ja see oli väga hea motivaator selles mõttes üldse astuma neid samme ja tegema on ju, et jällegi, kuidas me seda vaatame, et eks see valu ja tegelikult ikka ka praegu meie elus, meie valu lihtsalt paneb meid samamoodi samme astuma ja sellepärast ma alati ütlen, et valu ei tähenda ilmtingimata seda, et midagi on nagu halvasti, see on vastupidi võimalus ja see paneb sind tegema, et kui sul seda valu poleks, võib-olla sa ka oma unikaalsust välja ei tooks. Nii et igal asjal on oma mingi hea külg, kui me tahame näha seda. Just, ehk et julgustan seda valu kui õpetajat vaatama, et valu, sa enne viitsid väga hästi sellele varjuküljele, et see varjuküljed, mis meil erinevad varjuküljed on, et see on täitsa omaette suur teema, mis on varjuküljed ja kuidas nendest kasu välja saada, kätte saada, aga üldiselt see valu ongi selleks, et lõhkuda olemasolev struktuur, olemasolevad maskid, et see maski taga päris olemus või ka vari saaks nähtavale, sest et varjus on väge. Varjus on see jõud, mida sa oled ise või teiste toel siis õpetanud endas varjama teiste eest.
Ja ma ütlen, et ikkagi, kui vaadata seda seisundit enda elus, et sa tunned ennast nagu hingest nagu nii vaba hingena, et nagu sisuliselt sinu jaoks ei ole nagu mitte miski keelatud. Minu meelest nagu täna valiks iga kell seda olemist, on ju, et sa saad nendest illusioonidest ja igasugustest tõekspidamistest ja asjadest nagu kuidagi nagu neid näha ja valida sellest kohast, mis sul päriselt toetavam on ju. Aga sisemiselt on sul kerge olla, on ju. Ja sisemiselt on sul hea olla ja maksku, mis maksab, et selles mõttes, et sa ei peagi kuuluma kuskile, see on ka otsus, on ju. Et kui minu unikaalsus ja minu erilisus on alati oodatud ja vajalik, siis nii, et see viib mind nendesse ümbrustesse, keskkondadesse, kus vaja on, et see on jällegi usaldus, et ega mina ütlen seda, usk, et sinu jaoks on kõik hea olemas versus mure, nad ei saa eksisteerida samas ruumis. Ja see on valiku küsimus, on ju. Jah, sest et ka see periood on olnud ju mingisugusel põhjusel vajalik, et kus sa oled seda mitte oma unikaalsust väljendanud, sest et sa oled tänu sellele saanud näiteks oma näite puhul. Ma tollel hetkel ju nautisin nii finantssektoris, panganduses töötamist, kindlustuses, Omnivas, et ma nautisin seda töötamist laias laastus. Ja tänu sellele ma jõudsin selleni, kus ma täna olen, ehk et selle juhtide arendamise, arengu toetamisele, koolitasin tema endaga parema läbisaamise, süsteemse juhtimiseni, kõikide nende teemadeni. Ma jõudsin läbi selle, et ma tegin seda tööd, mis võib-olla täna vaadates ei ole minu võib-olla südant ei pannud nii palju särama, kui tänane töö paneb. Tänu sellele ma leidsin selle töö ja tänu sellele mul nagu tohutult äge kontaktivõrgustik, küll professionaalsel tasandil, aga ehk et ei ole nagu sügavat hingekontakti, aga ma tean tohutult palju inimesi Eestis, et mu abikaasa algusest oli täitsa üllatunud, sest ükskõik kuhu ma lähen, igal pool on keegi, keda ma tean. Igal pool on keegi, kes ütleb mulle tere. Ja siis ma saingi aru, et aga ma lihtsalt töötan tuhandete inimestega koos. Mul on enda tiimis olnud 2000 inimest, kui ma kokku liidan aastate jooksul. 60 juhti ja sealt edasi 2000 inimest, rääkimata sellest samas organisatsioonis erinevate inimestega kokku puutudes. Et see võrgustik on lihtsalt nii suur tänu sellele, ehk et ma saan täna oma tööd teha tänu sellele, et mul see võrgustik on ka inimesed, ma ei ole pidanud oma koolitusi müüma, sest inimesed leiavad ise või näevad kuskilt mind. Väga palju on neid, kes teavad kedagi, kes teab mind ja see on minule täna oma selle hinge asja väljendamiseks väga vajalik. Tollel hetkel, kui ma selles nii-öelda augus olin, kus ma tulin siis ühest nendest tööandjatest ära ja mõtlesin, et ma ei taha enam mitte kunagi midagi sellist teha, on ju, et ma ei tea küll, mis ma edasi hakkan tegema ja selline täielik nagu aukus ja hinge pime öö oli, nagu sa ütlesid. Et tollel hetkel tundus see nagu, et see kõik oli mõttetu ja raiskamine ja miks ma enne ei avastanud, et mis see minu õige asi on, aga täna tagantjärgi ma saan, et seda oli vaja, seda perioodi, kus ma olin selle oma unikaalsuse niimoodi karbi sisse ära pakkinud ja kappi pannud. Ja said seda niimoodi ükshaaval hakata nüüd lahti arutama. Et minu arust sa ütlesid väga ilusti alguses, et see erilisus ja unikaalsus on meis kõigis olemas. Ta ongi selline avastamise koht ja see tekib selle koha pealt, kui sa selle valiku teed. Ja loomulikult, eks siit, kui me läheme jälle ettevõtlusesse ja meeskondade juhtimisse, siis on samamoodi, et sa vaatadki sealt, et kuivõrd ma püüan kõike teha nagu ühesuguseks või kuivõrd on tegelikult sellised erilisused ja unikaalsused meie nagu nii-öelda siis seas lubatud. Ja mida ka mina täna märkan seda teemat käsitledes, kus püütakse vähe jõuga ja igasuguste vahenditega panna seda ühte rütmi, ühte nagu nii-öelda siis sammu kõiki astuma ja öeldes, et teistpidi me nagu mitte koha kuskile ei jõua ja see oli nagu nii huvitav avastamise koht endasse, kui ma nagu sain aru, et selle kiirustamisega ma küll kaasa ei lähe, et ma pigem nagu vaatan, kuhu see nagu asi läheb ja teen lihtsalt iseenda jaoks ja hoian erilisust ja unikaalsust. Et enne seda ma püüdsin kogu aeg õigustada kõiki teisi, et miks see nagu nii-öelda on hea, aga täna ma olen võtnud ka selle koha maha ja ma näen, et see reaalselt toetab, sest minu valik on, et inimesed on unikaalsed, erilised ja erilisust me toetame ehk et me ei tee enam koostööd, vaid me oleme koos loomises. Minu jaoks on see väga suur vahe tänaseks, mis on koostöö, kus ongi need eesmärgid, kus kõik peavadki justkui ühesugused olema, et muidu me ju koostööd teha ei saa. Aga kui me räägime koos loomisest, siis tekib see vabadus kõigi vahele ja tegelikult rohkem mõistetakse erilisust, unikaalsust ja igaüks saab kaasa panustada ja aidata. Et siit juba nagu tekib uus sümbioos ja uus nagu nii-öelda siis selline juhtimiskultuur ja ettevõtluskultuur ja äri ja kliendikogemus ja kõik nii edasi.
väga äge, mulle väga meeldib see mõte, mis sa tõid välja, et me ei tee mitte koostööd, vaid me loome koos, aga selleks, et koos luua, peab kõigil olema oma loovusega kontakt ja see loovus on täpselt see unikaalsuse ehk et aspekt, see kutsumuse aspekt, mis tuleb nagu südamest, mis täidab mind, mis toidab mind, mis annab mulle energiat, mis teeb mind õnnelikuks, rõõmsaks, rahulikuks. et ja see saabki tulla, siis saabki alles see koosloomine tulla. Ja see ei tule hirmus, sa ei saa hirmus seda saavutada, selles mõttes, et kui inimesed on kartuses ja hirmus väljendada seda, kes nad tõeliselt on, sellepärast et kuskil koosolekutel materdatakse maha või peetakse mingisugust olemist valeks ja mingit õigeks, siis sealt ei saa, siis inimesel identiteedil või olemisel on nagu nii-öelda hirm ja me saame aru, mis siis toimub, kui on hirm. Paigal püsimine, tehaksegi lihtsalt mingeid asju nagu nii-öelda ära, kui tõesti tahta mingit revolutsiooni või soovi nagu midagi teistsugust kogeda. Ja sa pead aru saama, et sellel kartusel sa ei saa seda nagu nii-öelda valida. jah, mul oli ühe grupiga oli grupi mentorlus. Mitme erineva grupiga on olnud ja väga tihti tulevad üles sellised teemad, et täna on väga suur ebaturvalisus keskkonnas üleüldiselt ja me ise veel kütame seda takka, on ju, kõik räägime sellest, ma ka nüüd kirjeldan, et nagu justkui nagu deklareerin, et täna on ebaturvalisus, on ju, okei. On kogemust. On kogemust sellega, et on ebaturvaline. Ja selleks, et seda turvalisust luua, siis me hakkame looma erinevaid kontrollmehhanisme, sest et justkui siis tekib tunne, et asi on turvaline, kontrolli all. Ja see kontrollmehhanism võtabki loovuse ära, et kontroll on usalduse vastand, usaldus ja loovus käivad käsikäes, nii et nii kui ma kontrollin, tahtes luua turvatunnet ja finantsiliselt ka paljudes ettevõtetes ikkagi on faktiliselt probleem, kas just elus püsimisega, ka kulud kasvavad ja tulud ei tule nii suuresti järgi. Ja tuleb võtta asju kuidagi tsentraliseeritult rohkem kontrolli alla, aga samal ajal me töötame selle tsentraliseeritud ja kontrolli alla võtmisega nagu vastu sellele, et mingisugust uut väärtust saaks tulema hakata, sest et kontroll ja tsentraliseerimine on väikene samm enne autokraatiat ja igasugune autokraatia ühel hetkel kukub kokku, sest et ühel inimesel või ühel väiksel pundil ei ole nii palju teadmist võib-olla või nii palju sellist, võib-olla teadmist või ühel hetkel see jookseb nende teadmiste piirangute alla ja üldiselt selline väga kontrollikesksetel inimestel ei ole väga head ühendust sellise, ma ei tea, loovusega, algallikaga, universumiga, you name it, kuidas kellele nimetada. Ja ta ongi puhtalt selline faktiteadmiste põhine ja sinna faktiteadmistest ta jookseb ka kokku, nii et see koostöö versus koosloomine eeldab juba ka seda, et need, kes seda asja juhivad, usaldavad ennast, et nad ei karda iseennast, nad julgevad olla nemad ise just selle unikaalsuse kontekstis. Ja eks ta jooksebki kõik kokku, et ega me sinna nagu nii-öelda jõuamegi, et meil on usk elusse, meil on kindlus elu osas, me teame, et me oleme alati hoitud, kaitstud ja kõik vajaminevad ressursid on alati olemas. See on olemise nagu nii-öelda siis selline, kuidas ma ütlen, see on jällegi nagu identiteet või see on jällegi nagu nii-öelda olemise selline, kuidas ma ütlen siis vundament kind of, aga meil on vaja aidata oma mõtteviisi, meil on oluline luua ühendus oma nii-öelda siis hingega, eks ju. Ja ma ei ütleks, et üks on nüüd vähem tähtsam, teine on rohkem tähtsad, nad on kuidagi käivad minu meelest nagu kihi haaval koos, et ma ennast nagu nägin, et kord sa olid jälle nagu sügavas sellises hingelises lahti arutamises ja siis jälle tuli mõtteviisi teema sinna otsa ja sa nägid oma uskumusi, sa nägid neid nagu nii-öelda süsteeme läbi, on ju, et sa saaksid siis ikkagi järjest enam valida seda nii-öelda enda olemist, aga see ei tule tõesti sunniviisiliselt, see on kannatlikkus, minu meelest sellel teekonnal see paneb sinu kannatlikkuse proovile. Sa oled lihtsalt ustav ja truu oma nii-öelda visioonile, see, kuidas sa nagu soovid elada ja millises olemises sa soovid elada ja sellele ikka kindlaks jäämine on tükk tegu. Et kerge on minna tagasi sellele vanale rajale, hakata kontrollima, looma nagu nii-öelda neid kontrollimehhanisme. Aga mõnikord ma lihtsalt ütlesin endale, istu,
still do nothing on ju. ja eks need olid sellised head enese nagu nii-öelda siis harjutamise kohad, mitte nii väga rasked, kui tagasi vaadata on ju. Aga sellel hetkel ikkagi see hirm ja see kuidagi see kartus, et mis siis, kui ikkagi see ei toimi, vaata on ju. Ja see, ma saan aru, miks tagasi minnakse selle peale, isegi kui juhil tekib see mõte, jaa, ma soovin elada vabana ja ma soovin olla mõju ja ma soovin, et ettevõtted ja majandus areneksid uuele tasandile ja tõesti oleks sellist, kuidas ma ütlen siis, võidu ja läbimurde nagu elanikkonda, kes ei ole ohvri mentaliteedis on ju. Aga mis siis hoiab sind ikkagi jätkuvalt nagu nii-öelda kinni selles, et sa nagu ei ole seda on ju. Isegi kavatsus on hea. Sa ütlesid väga hästi, et see kaitstud, et oled alati kaitstud või tunne, et sa oled alati kaitstud ja kuna väga paljudel, mulle tundub, on asjade lõpetamisega väga keeruline või nagu lõpetatuse või surma tajumisega, kuna Eestis ka me ei ole religioossed, mitte et me peaks olema, et siis meie jaoks puudub nagu kontseptsioon, et mis selle surmaga siis nagu on. Noh, ja ütleme, meditsiin ju ka töötab surmale nii-öelda vastu, ehk et ta üritab nagu pikendada elu on ju, et mis nagu loomulikult võib-olla jah, hirmus küll öelda on ju, aga me nii-öelda loomulikult elu võib-olla oleks teistsugune on ju. Et me oleme nii-öelda selle surma nagu enda jaoks kuidagi välja lükanud sellisest käsitlusest ja ehk et asjade lõpetamine ja lein ja kõik see on nii nagu valus ja et me küll puutume kokku kõik surmaga pidevalt on ju, jumal tänatud, me puutume meie kehas, rakud surevad kogu aeg, kui need ei sureks, siis hakkab juba ähkasva ja kasvama on ju. Et me puutume kokku, aga me ei oska kuidagi nagu suhtuda sellesse väga hästi. Noh, me näeme seda matustel väga hästi, et inimesed ei oska kuidagi toime tulla. Ja me ei oska lõpetada asju. Kui ma selle raamatu kirjutasin on ju mingid aastad tagasi, et miks juhtimine on alati ajutine, siis minu nagu põhiline tagasiside sisulises kontekstis oli see, et noh, selle mõttega ma nüüd küll lõpuni nõus ei ole, et peaks olema nüüd ajutine ja ma ikkagi peaks pikemalt ja ei ole see mingit teatud aastate arv ja nii edasi. Ehk et me ei oska asju lõpetada ja me kardame seda, et me ei ole kaitstud, kui ongi, et see ettevõtmine ei lähe nüüd edasi. Ehk et nüüd selles tingimustes see ettevõtmine, ma ei tea, läheb pankrotti kinni või sellele enam ei tule piisavalt palju tulu peale, ehk et seda üleval hoida, ehk et keegi ei hoia ise ettevõtet üleval, et ega restorani ei hoia üleval restorani pidavad ikka need kliendid, kes seal käivad. Ja kui nad enam ühel ei tule, no siis nad ei tule, no mis ma teen? Ehk et ma olen kaitstud ka siis ja ma suudan leida lahenduse ja usaldan iseennast ka siis, kui mingi asi lõpeb. Aga kuna meil lõpu kontseptsioon nagu puudub väga paljudel inimestel peas ja lõpp tundub nagu hirmus, sest et me ei näe lõppu kui lihtsalt mingit etappi nagu ülemineku etappi, vaid me näeme nagu lõppu kui lõppu. Me ei usu, ma ei tea, peale inimeseks olemise elu jätkumist ja nii edasi. See kõik tundub meile esoteerika ja uhuu ja nii edasi. Jah, ma täiendaks võib-olla sinu vaadet veel ka sedapidi, et jah, see lõppu ja mul on tunne, et inimesed ei oska lõpetada neid asju, mis vajavad lõpetust ja lõpetavad neid asju, mis tegelikult vajaksid valimist, on ju, et no toome näite, et sa soovid olla võib-olla. Kuidas sa teed vahe? Jah, et ja sama nagu öeldakse, et pole distsipliini, ma arvan, et inimestel on distsipliin, lihtsalt küsimus on see, et mille osas neil distsipliin on, kas nende asjade osas, millest nad edasi ei lähe või selle osas, mida nad nagu nii-öelda lähevad ja sama on ju õppimisega. Me õpime kogu aeg, lihtsalt küsimus on kellelt ja mida on ju ja mida see toetab, vaata on ju, et see oleks selline hea vaade ja mida mina tabasin nagu selle kontseptsiooni vastuvõtmisel, et vaadates tegelikult ma nagu nii-öelda lõpetan, siis ma saan aru, et ma tegelikult lõpetangi ja ma ei tähenda seda, et ma lähen nendest olukordadest välja, ma lõpetan lihtsalt teatud ühtemoodi nagu olemise ja ma justkui nagu teatud mõttes alistun sellele versioonile endast, kellele see oli okei ja valin seda teist ja see ei tähenda, et ma isegi need suhted või need keskkonnad täiesti ära lõpevad. See lihtsalt ma deklareerin lõppu sellele kogemusele, mis ei ole mind toetavam. Sellepärast, et tegelikult ei tea ja me tegelikult seda, mida me ei tea, seda me ei tea, on ju selles küsimus, et üks inimene ja üks suhe võib olla väga-väga erinev. Kõik sõltub sellest meie enda nagu nii-öelda olemisest ja sa võid ka näha inimest ja seda suhet kogeda täiesti teisel tasandil päeva lõpuks. Hästi, sa oled mitu korda seda olemise sõna toonud siin ja mulle väga meeldib ühe oma õpetaja Joan Corbalani, üks Hispaania mees,
ja tema kirjeldab väga hästi sellist omamise perekonda ja olemise perekonda. Et omamise perekond on selline, et noh, töö peab ikkagi olema tulus ja pidama perekonda üleval ja see on kõige olulisem asi. See on siis see omamise perekond. Ja olemise perekond on siis selline, kellele peaasi, et sa teeksid midagi, mis on hingele lähedane sulle ja see on kõige olulisem, et sa oleksid õnnelik. Ehk et ühes perekonnas on see, et asi peab olema tulus ja mõistlik ja hea kuvandiga võib-olla ja ikkagi hoidma pere üleval ja teine peaasi, et ta siis teeb õnnelikuks ja jälgida oma unistusi. Ja väga tihti on see, et näiteks üks võib-olla vanematest võib olla omamise perekonnast ja teine võib olla olemise perekonnast ja kumbki ei ole nüüd halb. Ja probleem on pigem, kui me ühte serva jääme, ehk et me peaksime mõlemas suutma käia, aga see olemine, millele sa viitad mitu korda, ehk et ongi, et see olemine võib olla omamise perekonna poolt nii-öelda blokeeritud. Ehk et mul ei tohi olla, sest et ma pean nagu tegutsema, mul peab olema hea sissetulek, minu perekonna lugu oli omamise perekond ja mina olen seda olemist pidanud väga palju õppima ja eelkõige läbi selle valu õppima seda. Ja see olemine on väga tugevalt seotud selle oma unikaalsusega. Ehk et needsamad lapsepõlvemängud, et omamise perekond paneb lapsepõlvemängud kinni, sest et mingid mängud on kombekad ja mingid mängud ei ole kombekad näiteks. Ma isegi mõtlen nagu kombekad või nagu selles mõttes nii-öelda eetilises kontekstis, aga lihtsalt, et mingid on toredad mängud ja mingid ei ole. Ma ei tea, poisid ikkagi ei peaks siin mängima nukkudega või poisid ei peaks mängima, ma ei tea, õpetajat, et ikka sellist stereotüüpsed lähenemised, et poisid mängigu nagu autodega ja püssidega on ju ja võivad siin õpetajat mängida või poepidajat on ju. Ehk et mingid sellised ka. Mis mul on lubatud ja mis ei ole lubatud. Just. Et mina ei läinud seda õpetamise teed, sellepärast, et mu ema nägi, et see on nagu mõttetu amet. Tema hinnangul on ju mõttetu, sest et see ei too piisavalt palju sissetulekut. Jah, kuigi tegelikult väga väärtuslik roll on ju. Selle koha pealt võib-olla, mida sa nagu lisasid siia selle olemise juurde, siis mina nagu mõtlen nii tänaseks. Minu see mõttemaailm on nagu muutunud, et mul ei ole vaja selleks mitte midagi, et olla. Ja mul on kõik see, mis ma olen. Nii et see on selline huvitav vaade, eks me siin olemegi ju kontseptsioonide ideed nagu nii-öelda siis viljalejad, nii et nimetame, et miks mitte valida enda jaoks selliseid, mis sinuga nagu kõige enam resoneeruvad ja proovida neid erinevaid kostüüme teatud mõttes ka selge, et selles mõttes see võimalus meil on ju olemas. Et kui me jõuame oma tõelise olemuseni, siis see on ju kõik, mis on ja see annab meile palju rohkem nagu võimalusi erinevaid siis kostüüme proovida nii, et me ennast seal ära nagu ei eksitaks või kaoks sinna sisse. Et see on minu meelest siuke vahva, mida mina olen vähemalt viljelenud ja praktiseerinud. Ma siia nüüd lõpupoole rihtides tõstataks veel sellise küsimuse jälle see samale Jean Corbalanile ja tema sõnastustele viidates, et tema väga selgelt ühes oma töötoas eristas kutsumuse ja elukutse. Ja ma arvan, et see on midagi, millele väga paljud inimesed ei ole ka mõelnud, et ma olen oma klientidega peale seda ka tihti küsinud klientide käest, et kas see, mis sa praegu teed, on sul elukutse või on see kutsumus? Ja loomulikult on meil olemas kutsumuslik elukutse ja elukutseline kutsumus, aga ehk et ühel hetkel see kutsumus, mis on see südameasi, see südamest tulenev ja mis täidab sind ja annab sulle jõudu ja kõike muud toredat, positiivset, ehk et sellest saab elukutse. No näiteks minu enda näide on ju, et minu kutsumus oli hakata juhtide arengut toetama, juhtide koolitusme kultuuriga, meeskonnakultuuriga tegelema. Ja ma tegin seda enda meeskondadega, aga ühel hetkel hakkasid kõrvalmeeskondade juhid tulema nõu küsima või teistest organisatsioonidest ja sellest hakkas kujunema niimoodi elukutse. Ehk et kutsumuslik elukutse, elukutse on siis see, mis toob sulle raha sisuliselt, et seda tasu. Või siis on elukutseline kutsumus, ehk et sa teed oma seda elukutset ja sellest saab selline kire asi sul ühel hetkel, et sa lähed sinna mingi raha pärast, aga tegelikult sa avastad, et issand, kui äge asi see on ja mulle meeldibki seda täitsa südamest teha. Aga algatuseks kas või mõelda, et kas see, mida ma täna teen,
on mu kutsumus või see, mida ma täna teen, on mu elukutse. Kas see on südamest tulenev asi või see on sellega ma teenin raha? Ja miks mitte, võib olla ka jõukus kutse ja siis sa ka nagu sealt kohast leiutad neid, et mina kuskilt nagu vaatasin seda kontseptsiooni, mis mind jäi kõnetama, et meie kirg ei pruugi meile alati elus tõesti viia meid sellele jõukuse tasandile, mida me soovime kogeda. Et seda on varakult juba hea teada, et tõesti, nagu sa ütlesidki, müüa elukutse, me saame aru, selles mõttes selle rolli täitmisega ei pruugi tulla. Ja ta võib võita miljonid või ta võib saada pärandus, et see kõik on nagu võimalik, on ju. Aga mina olen küll avastanud, et minu jaoks nagu see jõukuse loomine on küll sihuke põnev olnud, et miks mitte see võiks olla kirg, kes keelab. ja koolitamine ja õppimine ja kõik see mulle ka väga meeldib, et see käib ka nagu väga hästi kaasas, et kui need teed kattuvad Happy Me, kui need on eraldi Happy Me, sellepärast et ma nagu tean oma võimekust, et ma võingi mitmel laval nagu nii-öelda toimetada ja vahepeal kokku kukun, siis ma puhkan. ja peaasi, et ma arvan, et meil südames on see hea tunne ja rõõm ja me liigume selles suunas, mis on, sest mina usun, et päeva lõpuks, kui me oleme nii-öelda siis oma viimasel nii-öelda teekonna ukse ees ja astume sealt sisse, ei küsita meilt ikkagi päeva lõpuks seda, et mis kõik miljonid sa nagu ära teenis, vaid küsimus tuleb sellele, kas sa nautisid seda, kas sa südamest olid nagu hea, kas olid päriselt sina ise, kui palju inimesi sa nagu võib-olla toetasid, aitasid. Siuksed küsimused, ma arvan, on päevakorras rohkem. Et sellest ma alati oma elus valikutest ka nagu nii-öelda lähtun ja näen, kui lähen liiga materiaalsusele või lähen liiga vaimsusele, et siis on nagu hea ka ju sellist tasakaalu seal vahepeal luua, on ju. Ja mulle vahepeal meeldibki jõlkuda vägagi vaimses pooles ja vahepeal jõlkuda vägagi materiaalses pooles, et nad toetavad tegelikult teineteist ja ma luban seda, sest see on jällegi minu erilisus, on ju. Käia ja kolistada seal vahepeal. See ei tee midagi halba. Ja see on ju huvitav vaadates meid mõlemaid kõrvalt need viimased 4 aastat, mis me oleme siin podcast'i teinud ja nüüd 5. Et me oleme olnud ka nende podcast'ide juures niimoodi, kes on meid algusest peale kuulanud, et vahepeal on nagu uduvaimseks nagu ära läinud. Niimoodi, et nagu mõnikord kuulad ise järgi, mõtled, mis asi see oli, mis ma öelda üritasin. Et see oli kõik nagu hästi vaimne jutt, on ju. Ja siis mingil hetk me oleme olnud nagu hästi sellised nagu konkreetsed, praktilised sammud ja ma arvan, et see on olnud tollel hetkel meie enda jaoks vajalik ja võib-olla ka nende jaoks, siis tollel hetkel on sattunud kuulama vajalik. Ja täna on mingisugune järgmine versioon ja 3 aasta pärast meil on mingisugune muu versioon, et me lubame endale selles enda unikaalsuses mitte kinni jääda ühte või teise. Mina olen selline kogu lugu. Ehk et ma arvan, et selles inimese unikaalsuses üks väga oluline osa on ka paindlikkus ja kohanemisvõime ja võiks öelda õppimisvõimekus, aga ma ikkagi, ma arvan, et see nagu see paindlikkus või neuroagiilsus, nagu see ilus eestikeelne sõna on, et see on ka see unikaalsuse osa. Ehk et unikaalsus ei ole, et ma leian selle nüüd ülesse ja nüüd see on selge ja nüüd ma künnan seda sama rada ja seda raudteerööpaid siin järgmised 10 või 20 või 60 aastat. Ja ma arvan ka, et tajuda ära, millal olla nagu nii-öelda siis rohkem siis selline praktiline ja olla nagu nii-öelda vaimne, see on väga okei, sest mina mõtlen niimoodi, mina loon 2 maailmas korraga, ma saan sellest väga selgelt aru, et sa teatud mõttes lood oma visioonis ja unistustes ja oma hingemaailmas, nimetame nii, vahel kutsutakse seda väljaks, vahel kutsutakse seda 4D-ks, vahel kutsutakse seda milleks iganes, on ju. Ja samaaegselt sa oled siin ja praegu selles reaalsuses nende olukordade ja sündmuste keskel ja kind of nende väljakutsete ees. Ehk et sa teatud mõttes ikkagi lood sealt ja tegeled natuke nendega, mis siin ka on. Et su suhtumine või tunne on see, et ma pean justkui kõik tegema, aga samas justkui ka usalema kõik nagu nii-öelda siis kõrgema nagu nii-öelda jõu kätte. Et see on elamine teatud mõttes selline mõlemas nagu nii-öelda olemises, et keegi ei ütle, et sa pead olema ainult materiaalne või ainult vaimne. Et ma arvan, et see ongi ilu selle asja juures. Ongi mul mõlemas kohas, kus ma olla saan. See on nagu 2 jalga, et ilma üheta ei saa, on ju, et saab ka liikuda ühe jala peal, et sellise materiaalsuse jala peal saab ka hüpata, aga seal ebamugav on, tasakaal läheb vahepeal paigast ära, on ju, vajame puhkust vahepeal, istuda rohkem ja Egiptusesse lennata või nii edasi. Aga
et kui me oleme jälle ka vaimsuse jala peal hüppama, et siis on ka see tasakaalust väljas, et me peame ikkagi siin kahe jalaga maa peal toime tulema, et endiselt kordan seda, mida ma varem on korranud, et ükskord Urmas Sõõrumaa käest küsiti, et kuidas ta suudab ettevõtlust ja vaimsust ühendada ja siis ta ütles, et aga kuidas neid saab eraldada üldsegi, et see on teistpidi, et küsimus oleks kummalisem. Jällegi ma tean väga selliseid vaimseid ettevõtjaid, kes just ettevõtluse kontekstis täiesti välistavad kõik selle, mis on nagu puhas selline nagu vaimsus ja klassikalises mõttes ja tegelevad sellega nagu hobi korras, et mõlemad mingit pidi on edukad. Just, aga kui vaadata ka selliseid võib-olla loojaid siin materiaalses maailmas, kes on loonud siis kõike, mis hing ihkab, on ju, nad ikkagi väga selgelt ju ütlevad seda, nad ei kavatsegi olla selles kohas, et nad mõtlevad, et see on kõik nende nagu teha, nad usaldavad tegelikult ikkagi kõrgemat jõudu, on ju, kellel on see Jumal, kellel on Allah, kellel mida iganes, vaata, on ju, miski kõrgem jõud ja nad teavad, nad on nii suures usalduses lihtsalt selle olemise ja eluga, et kõik on neile nagu justkui ka loodud ja nad teevad ise oma tegevusi siin, mis tuleb nagu teha ja esindavadki nii-öelda kõike seda, aga ma ei usu elu sees ja nii palju ma olen vähemalt nende lugudest kuulnud, et nad mõtleksid, et nad ainult kõike üksinda teevad. Ja see on nagu nii hea koht, kus olla, et sa sellest, millest me siin ka vahepeal rääkisime, et see kindlus ja teadmine, et elu alati toetab siin, no ma vaata. Just, et seesama see koos loomine ehk et mitte koostöö, vaid et me koos loome siis mingisuguse lahenduse, kui selgub, et mingisugune midagi ei toimi. Et kuidagi mulle tundub, et siit on nagu hea kuidagi lõpetamise suunas liikuda. Liigume. Meil sai täna päris pikk lugu ja oli tore väga erinevatest tasanditest läbi käia, et ma arvan, et siit sai nii mõttetasand, siit sai nii hing kui ka meie siis kogu olemine kokku, on ju. Midagi, mida nagu võiks inspiratsiooniks kasutada. Ja siin, kui sa vaatad meid YouTube'is, et siis sa saad siia alla panna kommentaari, et kuidas oli siis meid vaadata niimoodi, aga võib-olla eelkõige seda, et millest sa tahaksid, et me räägiksime. Ehk et meie podcastis juhtimine juhtimiseta on siis eelkõige suunatud sellele, et inimesed suudaksid juhtida iseend, mitte ei oleks juhitud ei enda alateadlike protsesside poolt ega nii väga kellegi teise poolt, vaid pigem inspireeritud ja koos loomisele keskendunud. Nii et kuidagi väga mõnusalt tuli see 5. hooaja esimeses saates siin ka välja. Ja mina ütlen võib-olla selle siia juurde, et kui sul on keegi sõber juht, kes just täna seda osa peaks kuulama, siis loomulikult jaga ka seda episoodi, et mis siin muud kui üksteist toetada ja häid ideid ja mõtteid nii-öelda jagada, et me oleme ka selle eest hästi tänulikud. Ja mehed kõik, kes on siin kuulanud ja tunnevad, et tahaksid endaga tegeleda rohkem, siis algab mul kohe ka mu avalike gruppe teen harva, aga varsti algab nüüd siia reklaamilause ka lõppu. Et vaatatistika.ee, et see on juba puhtalt siis rohkem enesearengule suunatud, aga gruppi suure tõenäosusega tulevad ikka kokku need inimesed, kes peavad omavahel kokku saama. Et on gruppe, kus ongi just valdavad juhid või ettevõtte omanikud kokku saanud ja siis tulevad loomulikult ka need teemad üles. Ja mina siis siitpoolt naised, kellel on mehed, kellel võiksid sellel koolitusel osaleda, siis samamoodi andke see nii-öelda siis idee ja mõte edasi. Aga tore ja siis me kohtume arvatavasti 2 nädala pärast uuesti, on ju. Teeme 2 nädala tagant tunniajast episoodi ja siis anna märku, mis teemat sa tahaksid ja kohtume 2 nädala pärast. Aitäh sulle, Ivar, selle meeldiva tunni eest. Aitäh ja aitäh kuulajale ka. Aitäh. Tšau, tšau.